Täna on neljapäev ja 21. mai ning eesti keele tund. Kui me eelmise tunni lõpus vaatasime sinuga seda tegusõnade laulu, kus olid siis ka asesõnad sees, siis ma arvan, et me võiksime seda teha uuesti ja korrata üle, mis need asesõnad siis olid. Selles laulus on ka selline koht, kus sul tuleb ise teatud lüngad täita, on meeles, eks ole, et laula siis sina neid kohti kaasa, mida see, kes seal parasjagu videos laulab, ei laula. Et sinu kord on siis laulda. Oled valmis? Nii. Sõnad, mis näitavad tegevust, sõnad, mis näitavad tegevust, sõnad, mis näitavad tegevust, on tegusõnad ja igas lauses on alati, igas lauses on alati, igas lauses on alati, on tegusõnad. Ma laulan, sa laulad, ta laulab, me laulame, te laulate, nad laulavad, nii tegusõnad pöörduvad. Ma laulan, sa laulad, ta laulab, me laulame, te laulate, nad laulavad, nii tegusõnad pöörduvad. Ja nüüd sa laula ise tegusõnale õige lõpp. Ma laulan, sa laulad, ta laulab, me laulab, te laulad, nad laulab, nii tegusõnad pöörduvad. Ma, sa, ta, me, te, nad, nii tegusõnad pöörduvad. Nii. Hästi olulised olid siis need lõpud ka. Ma ehk mina laulan, lõpeb alati n-iga, sa ehk sina laulad, ta ehk tema laulab, me ehk meie laulame, te ehk teie laulate, nad ehk nemad laulavad. Nii, jätan selle pildi praegu siia taustaks, aga läheme siis ise õpiku juurde, lehekülg 78 ja loeme ära teise katkendi loost King. Nii, oled sa valmis minuga koos lugema? Täna loeme jälle koos. Ole hea, võta endale mingi järjehoidja, et oleks hea järge pidada. Ja hakkame lugema. Mida me nende kullestega peale hakkame, küsis Clotaire. Noh, me viime nad koju, vastas Rufus. Ootame, kuni nad suureks kasvavad ja konnaks saavad, siis võime konnade võidujooksu teha. See on hiiglama naljakas. Siis mindi joostes minema, sest nähtavale tuli pargivalvur. Kui ma mööda tänavat läksin, vaatasin oma kullest purgis. Ta oli hiiglama vahva. Ta oli väga väle ja ma olin kindel, et temast tuleb üks äge konn, kes võidab kõik võidujooksud. Ma otsustasin talle nimeks panna King. See on valge hobuse nimi, keda ma nägin möödunud neljapäeval Cowboy filmis. See oli hobune, kes jooksis väga kiiresti ja tuli Cowboy juurde vilistamise peale. Mina õpetan oma kullese, kui ta saab konnaks, trikke tegema ja vilistamise peale enda juurde tulema. Kui koju jõudsin, vaatas ema mind ja hakkas tõrelema. Vaata, mismoodi sa välja näed. Sa oled üleni poriga koos, must
ja märg, millega sa oled jälle hakkama saanud. Tõsi küll, ma polnud kuigi puhas. Ma olin unustanud särgikäised üles käärida, kui käed tiiki pistsin. Ja see purk, küsis ema, mis selles purgis on? See on king, vastasin emale oma kullest näidates. Temast saab konn, ta hakkab vilistamise peale minu juurde tulema ja võidujookse võitma. Ema kirtsutas nina. No mis see tähendab, ema kirtsutas nina? Kas see oli mingi rõõmus nägu? Ema vist ei olnud väga selle plaaniga nõus, eks ole. Nii, aga loeme alt küsimusi ja katsume leida neile vastused ka. Milline plaan poistel kullastega oli? No mis nad tahtsid teha? Kasvatavad kullased suureks ja panevad nad võidu jooksma, eks ole. Teine küsimus, kelle järgi king endale nime sai? Kelle järgi sai nime? Ja ühe hobuse järgi, kes siis, valge hobuse järgi, keda siis ta oli näinud Cowboy filmis. Ja see oli väga kiiresti jooksnud ja ta lootis, et tema konn hakkab ka väga kiiresti jooksma, eks ole. Miks ema tõrelema hakkas? Jah, sest poiss oli tulnud koju ja ta oli märg ja porine ja nägi üldse väga kole välja, eks ole, et oli vaja ennast puhtaks teha. Nii, aga meie läheme nüüd sinuga selle sama teksti juurde tagasi ja vaatame neid punaseid sõnu. Ja katsume nendele punastele sõnadele leida teistsuguseid asesõnu. Et kui kõik need sõnad, eks ole, mis meil siin on, ma, sa, ta, me, tee, nad, nemad ise juba ongi asesõnad, siis vaatame, milliseid sõnu nemad asendavad. Kas me leiame neile asesõnadele omakorda asendajad, et keda nad siis asendavad? Aga hakkame vaatama otsast peale. Esimene lause, mida me nende kullastega peale hakkame? Mida me? Mis see me seal tähendab? Poisid, eks ole, et mida poisid nende kullastega peale hakkavad. Nii, järgmine. Me viime nad koju. Me on järjekordselt poisid, eks? Et need poisid, kes läksid siis kullaseid püüdma. Nii, edasi. Ootame, kuni nad suureks kasvavad. Kes kasvavad suureks? Need kullased. Nii et nad märgib praegu siin kullaseid. Nii, lähme edasi, otsime üles järgmise punase. Kui ma mööda tänavat läksin, vaatasin oma kullast purgis. Kellest käib jutt? Klotäärist käib jutt, eks ole, et Klotäär räägib iseenda kohta ma. Ta oli hiiglama vahva. Kes see ta? See tema kulles seal purgi sees, eks ole. Ja edasi läheb ka. Ta oli väga väle, ehk siis kulles oli väga väle. Ja ma, ehk siis Klotäärise, on kindel, et temast tuleb üks äge konn. Ehk siis tema kullesest, jah, tuleb üks äge konn. Nii, lähme edasi. Ma otsustasin, kes on ma? Ikka seesama poiss Klotäär. Talle, kullesele, nimeks panna king. See on valge hobuse nimi, keda ma, jälle, ma tähendab praegu Klotääri, nägin möödunud neljapäeval Cowboy filmis. Nii, mis on järgmine sõna? Jälle, mina. Mina on jälle Klotäär. Järgmine, kui ta saab konnaks, ta on siis see konna kulles, kelle ta kinni püüdis. Ja nii edasi ja nii edasi, et sa võid veel teksti lõpuni vaadata ja mõelda siis, millised asesõnad, milliste sõnade juurde parasjagu sobivad. Nii, aga teeme niimoodi, et vahepeal ainult me lugemisega ei tegeleks, et teeme ära vahepeal ühe harjutuse ja teeme harjutuse töövihikust, lehekülg 41. Töövihik, lehekülg 41. Nii.
ja ülesanne on kirjuta sõnadele sobiv lõpp, kas nõrk B või vaad. Siin on kirjas ka B või vaad. Nii, B kirjutasime siis, kui on 1, eks ole, ja vaad on siis mitmuse lõpp. Nii, kas sa proovid selle ülesande iseseisvalt ära teha? Kes tahab teha iseseisvalt, võib panna praegu video kinni ja selle ära teha ja siis tulla tagasi ja vaadata, kas sa oled teinud õigesti. See, kes iseseisvalt arvab, et hakkama ei saa, siis teeme minuga koos. See on rohukonn. Nii. Konnad. Vaata, millise sõnaga on tegu. Konnad. Kui on mitmuses, siis järelikult mitte elab, vaid elavad. Sina kirjutad sinna lünka vaad niisketes kohtades. Edasi. Rohukonn, mitu on? 1. Sööb, järelikult nõrk B, sääski ja kärbseid. Talvel ta, jälle 1, järelikult nõrk B magab. Edasi järgmine lause. Rohukonnad. Kui on mitmuses, siis järelikult poevad. Mitmekesi koos veekogu põhja mutta. Kevadel ärkavad nad varakult. Nad, jälle mitmus, rändavad ja otsivad üheskoos madala veekogu. Seal kasvavad suureks nende pojad. Nii, panen selle tahvlile ka, et kes siis iseseisvalt tegi, saab tulla ja vaadata, kas sa oled õigesti teinud. Nii, vist natuke pean seda tõstma. Nüüd peaks olema näha. Et ole hea, kontrolli ja vaata need, kes iseseisvalt tegid, kas sa oled lõpud õigesti pannud. Nii, teeme ära teise harjutuse ka ja siis läheme korraks õpiku juurde tagasi. Nii, teine harjutus ja ülesanne on kirjuta, mida sa päeva jooksul teed. Esimene lause on sul juba kirjas. Ma ärkan, pesen. Nii, mida sa edasi teed? Pildi järgi saad nüüd seda vaadata, eks ole, mis on järgmine pilt? Ikka sa räägid iseendast kogu aeg. Söön. Nüüd mis tuleb? Õpin. Käin koeraga jalutamas. Kui sul koera ei ole, siis sa võid ka midagi muud sinna kirjutada. Ja lõpuks on seal veel joonistan või mida iganes sa teed. Võib-olla mõni laps läheb ka trenni, eks ole. Nii et see tuleb nüüd järjekordselt sinu enda lugu, mida sina päeva jooksul teed. Et algus on antud, edasi peadki sa ise selle nüüd kirjutama. Eks, et ma ei saa sulle õigeid lauseid siia ette kuvada, sellepärast, et iga ühe päev võib-olla pisut erinebki teiste laste päevadest, eks ole. Nii, et kui sa sellega oled hakkama saanud, sul läheb selleks natukene aega, mis tähendab, et sa võid vahepeal video seisma panna. Ja kui sa oled selle ära kirjutanud, siis tule tagasi, sest töövihikust siis praegu me oleme nagu lõpetanud. Nii, ja me läheme edasi sinuga, õigemini tagasi läheme siis õpikusse. Ja vaatame seda ülemist pilti leheküljel 79. Ülemist pilti leheküljel 79. Nii, loe ja vaata, mida lapsed võiksid öelda. Teeme selliseid hästi lühikesi väikeseid lauseid ja kasutame neid asesõnu, nagu seal on. Mina, sina, tema, meie, teie, nemad ja nende lühivormid ma, sa, ta, me, te, nad.
Nii, no võtame esimese pildi. Mida sa saaksid siis öelda selle pildi järgi, kui sa oleksid näiteks seal sina? Et iseenda kohta, mina. Mida sina praegu teed? Ma kuulan, näiteks, eks ole, ma vaatan. Kui veel pildi järgi vaadata, siis võiks öelda, ma seisan. On nii. Lähme teise pildi juurde. Sina ehk sa. Sa mõtled. Mida veel saab panna? Sa seisad. Teemegi hästi lühikesi lauseid. Me ei hakka ütlema, et sa seisad käed puusas või mida iganes veel, eks ole. Mida ta veel saaks teha? Mida me küll pildi peal ei näe? Sa tantsid näiteks, eks ole. Võtame järgmise. Tema. Me ütleme tema kohta. Ta. Tema. Mida teeb? Seisab. Ta vaatab. Ta laulab. Sobib, eks ole. Nüüd võtame järgmise rea ja seal, kus on meie ehk me. Mida meie teeme? Meie loeme, meie laulame, meie räägime või siis me, eks ole, samamoodi. Nii, järgmine pilt. Tee, mida see poiss ütleb teiste kohta? Te tantsite, te mängite, te seisate. Ja te laulate ka saab öelda, eks ole. Igasuguseid selliseid lauseid saab öelda. Nii ja viimane, nemad ehk nad, mida nad teevad? Nad laulavad, nad tantsivad, nad mängivad. Vot selliseid lihtsaid lauseid saab siis selle kohta koostada. Aga nüüd, kui sa liigud sinna allapoole, siis tahan ma rääkida ja meelde tuletada sulle ühe reegli. Kui sa kirjutad neid asesõnu valesti, siis muutub koheselt sõna tähendus. On nii? Ja nüüd see ongi sulle toodud siia praegu ekraani peale ära. Nii et vaata palun hoolega. Esimene pilt näitab mina ehk ma ja ma kirjutame lühendatult M ja A, ühe A-ga. Kui sa eksid ja kirjutad kogemata ma lähen laulma kahe A-ga, siis ei ole see mitte sina, kes laulma läheb, vaid hoopis maa, sest planeet maa kirjutatakse kahe A-ga. Aga mina ehk ma on lühidalt ühe A-ga. Nii, sama lugu siis teega. Te ehk teie, me kirjutame lühidalt T ja E. Kui sa kirjutad kogemata kaks E-d, siis käib jutt kas sellest teest, mida me joome, või see tee, mida mööda me kõnnime. Eks ole? Nii, täpselt sama lugu ülejäänud lühenditega ka. Ma kuvan siia kohe need sõnad. Sul on ülesanne ka antud, aga ennem vaatame nad üle. Kui on sa ja kui on saa või kui on me ja kui on me. Siis milliseid lauseid saaks teha, et me saaks aru, et me oleme õige lause koostanud. Sest nii kui sa nüüd selle tähepikkusega eksid, siis kohe muutub sõna tähendus, eks ole. Nii, sa. Sa seisad, aga mida tähendab saa? See tähendab, et sa pead midagi saama. Sa pead millegagi kas hakkama saama, saa üle, saa terveks. Sellised laused, eks ole. Nii, ja nüüd me ehk meie laulame, meie sööme, aga nii kui ma panen kohe kaks E-d, siis tekib mis asi? Me ehk mesi. Ja nüüd katsume leida mingi sellise lause, kus oleks sõna mesi sees. Ehk me. Me sõime me ära. Said aru? Me on algul lühike, sõime, me on kaks E-d ära. Me sõime me ära. Said aru? Et kui sa kirjutad valesti, vale hääliku pikkuse,
siis tuleb täiesti erinev tähendus sellele sõnale. Nii et jäta see tänasest tunnist kindlasti meelde ja kohtume siis juba järgmises homses tunnis. Aitäh!